Arutlemine ja argumenteerimine ei ole üksnes väitluse pärusmaa. Vastupidi, neid oskusi saab väga erinevatel viisidel arendada ka ainetundides. Seda saame teha, kasutades argumenteerimismeetodit. Argumenteerimismeetodi keskmes on argumendimudel. Ühe argumendi loomine koosneb väga mitmest sammust. Iga argumendi osa õpetab erinevaid vajalikke oskusi, näiteks selge sõnumi loomine, põhjendamine, tõestamine või siis allikakriitilisus. Lisaks kaasneb argumenteerimisoskusega ka oma seisukohtade esitamine niimoodi teistele inimestele suulises või siis kirjalikus vormis. Argumenteerimismeetod kasutab argumendimudelit või siis selle eri osiseid, et arendada ainepädevuste kõrval ka laiemalt siis enese väljendust või kriitilist mõtlemist. Miks ainetunnis argumenteerida? Argument on mudel, mille kasutamine kasvatab samaaegselt mõtlemis-, arutlemis- ja kuulamisoskust. See õpetab õpilasele, kuidas enda ja teiste mõtteid analüüsida. Samuti areneb argumenteerimise kaudu õpilase oskus märgata puudujääke kellegi teise esitatud seisukohast. Infost üleküllastunud ühiskonnas on need oskused mitte ainult väärtuslikud, vaid hädavajalikud. Argumenteerida saame just neil teemadel, mille kohta saame esitada erinevaid vaatenurki. Polariseerivas arutelukeskkonnas aitab argumenteerimine mõista, et mündil on alati kaks külge. Et isegi kui ma kellegagi nõus ei ole, ei tähenda see veel, et tema mõttes ei võiks peituda terake tõtt. Õpetajale annab argumenteerimismeetod mitmekülgse tööriistakasti, kuhu kuuluvad siis mängulised ja õpilasi kaasavad harjutused. Argumenteerimine suunab õpilasi omandatud teadmisi juba uue pilguga analüüsima ja looma seoseid päris eluga. Argumenteerimismeetodi kohta saad lähemalt lugeda Eesti Väitlusseltsi õppematerjalide lehelt.